Mannergute mõõduvõtt on meeskondlik, meelelahutuslik, mittesportlik kestvussõit, mille eesmärk on tuua kokku sõbrad, kes annavad vanale, aeglasele ja muidu juba maha kantud autole veel ühe võimaluse end tõestada ja veeta lõbus päev ringrajal. ChatGPT ja meie arvutused data-analüüs näitab, et kui tähtede seis on õige kõik, siis tegelikult on võimalik võtta hälbevõit, ringide arvu võit, kui läheb hästi, ja raudmehe tiitel. Siis on kõik 3, siis võib minna pensionile. Seekordne Mannerg on märgilise tähendusega, sest Karel Piirojast saab esimene osaleja, kes läheb proovima võita raudmehe tiitlit. Et seda saada, tuleb tal sõita terve aja üksi, ehk siis 8 tundi üksi roolis. Ehk number 69, Seat Leon. Kuulge, mis toimub? Katki või? Jah. Aga... Jäi 2 silma vahele, 1 punkt. Aga saab valmis või? Ja. Ootame varasi. No, mis teoksil? Kiire fiks. Ei saa kurat 5 aastat seisnud pilli aia äärest võtta. Aga kas see ei ole varem sõitnud või? On ikka, aga nüüd on äkki siuke 2-3 aastat on pausi olnud. Tiimi nimi on Fiesta Siesta, nagu auto nimigi ütleb. Mis pill on? Ford Fiesta, Tekno. Ma polnud Eestis sellist autot varem näinudki enne. Aga siis tema scrollis ükskord poti peal Marketplace'i ja siin üks asi viis teiseni ja siin ma olen. Töökoosolek. Kas parandamine või upgrade'imine? Upgrade'imine. Õige. Veli on suur upgrade ikkagi. Aga pill on ju värske. Olete varem sõitnud või? Oleme. Nagu selle autoga või? Ei, kõrval oleva autoga, Jaarisega. Aha. See on siis esimest korda rajal või? See on jah. No tere hommikust! Tere! Mitmes Mannerg täna siis läheb? Esimene. Esimene? Nagu see BMW on ju käinud. Ei ole see isegi, auto on väljas juba. Mis pill on? Audi A3. Nii et siis esimest korda, kogu tiimiga esimest korda peale või? Kõik esimest korda. No vinge, edu! Aitäh! Ma olen esimest korda Mannergutel ja üsna roheline ning õnneks on mul olemas Raiko, kes käinud siin vähe rohkem ja saan tema käest küsida mõned küsimused. Mis on Mannergute mõõduvõtt? On see võistlus? Parim selgitatakse välja, aga kõige õigem on öelda, et see ei ole võidusõit. Sellepärast, et me nimetame seda testiks, ehk siis autode kestvustest, mis paneb ka proovile need inimesed, kes seal rooli taga on. Pikad stindid teete? Hea küsimus, seekord on natukene ebamäärane arv sõitjad, et 12 tükki. 12 sõitjat või? Et peab natukene kalkuleerima, et mismoodi siin nüüd jaatama peab. Mis tuu häda on? Piduri plekk roostatas lahti, hakkas vastu ketast käima. Aga saime jagu. Audide värk. Kurat, sul on vinge headset. Muidugi. Läheb. Mis infot... Ei tegelikult 2 auto side on ainult. Aga mis põhiline selline informatsioon on, mis antakse? Pigem siis millal sisse tulla, tuletada sõitjatele meelde, mis lipud väljas on, võtta hoog maha ja kõik selline info. Võistled kogunevad praegusel hetkel stardiluudustiku ja see tähendab seda, et kohe algab võistlejate koosolek ja siis tuleb nagu kõrvad lahti hoida, et mis siin toimuma hakkab. Ja selle väga olulise lausega saamegi alustada stardiprotseduuridega. Mannergute mõõduvõtu stardini on 2 minutit ja me teeme Kia EV5-ga viimase ohutusringi, et kontrollida läbi, kas rajal on kõik asjad olemas ning jõuame siis võistlejate rivi lõppu, et anda start ja sõita ka esimene ring võistlejatega kaasa.
autost, millega saab osaleda, on seal ka mingid sellised konkreetsed nõuded? Sõiduk peab olema, mis see, sünniaastaga 84 ja uuem ja teine hästi oluline asi on siis ametlikult sõiduki tehnilises passis olev tühi mass, mis ei tohi olla üle 1500 kilogrammi ja nüüd siis teisest otsast tuleb vastu võimsus ehk siis 1 tonni kohta ei tohi olla rohkem kui 75 kilovatti ja mis veel ei ole lubatud, siis mingisugused ülelaadimisega ja rootormootorid. Aga turvalisus pool? Kiiver ja pika käistega ja säärtega riietus ei pea olema võidusõidukombega. What's the issue? Jahutus. Ei jahuta või? Ei jahuta, 620. Liiga hullud painutada? Ei, ma ei tea, mis ta puue. Tanklaväravast välja jõuaks jõujaama. Juhtus midagi sellist, käisid hommikul tehnilises, oli veel mõni asi vaja ära teha ja ei saanud kohe tehnilise klepsu kätte. Aga ei käinud teist korda tehnilises, start anti ära, lähevad nüüd. Saadetud siia minu juurde. Mis probleem? Küünal lahti, küünal kinni ja läheb rajale tagasi. Väga hea. Tuleb jäme on see patron. AR-idel on ka sees poole. Siin on ebaseaduslik likidal, millel ei ole dotti peal, E-tähist. Tehniliselt tuldi tänavaga legaalse refiga, nii kui tehniline tehtud oli enne starti minekut, pandi rajast lik alla ja nüüd pole dotti ega asju peal ja nüüd on kordus ülevaatus. Mis juhtus? Ja lõi mahlad sassi. Kui kiiresti võib testida? Ja need on need head küsimused. Me sõidame seda konfiguratsiooni ehk siis kuskilt siit peale starti minnakse siit lühemat ringi ja ei tohi sõita kiiremini kui 1.27. Ring. Tahad küsida, et mis siis juhtub? Ja mis siis juhtub? Tegelikult on nii, et rajal peab käituma teiste mannerguliste suhtes viisakalt, et me tuleme tagasi selle juurde, et hüüatus on alguses, see ei ole võidusõit. Nii see kiiruse ületamine, raja peal igasugune ebaviisakalt käitumine, tehniliselt mitte korras auto ja nii edasi, mis tuleb muidugi korda viia, aga viib see selleni, et auto tuuakse siia pitleinile ja võistkond kannab karistust. Meie üks tänane karistus on see, et meil on 5 küsimusega Kia teemaline mälumäng. Puudustavad küsimused nii seda Kia EV5 kui Kiat üldiselt. Telefonis on vastused, mehed peavad teadma või arvama, et nad teavad midagi selle auto kohta, Kia ajaloo kohta ja siis on ka üks väikene tegevusülesanne, sealt autost on vaja üles leida mõned Red Bulli. Mis on selle auto mark ja mudel? Kia mark ja mudel. Kia EV6. EV, jah. Lihtsalt EV või? EV, jah, on. Mis aastal Kia logo uuenes? 20 või? 21 pakuks. Jah. No proovime. 21. 21 pakuks endast, jah. Nii, mis on selle auto lubatud maksimaalne sõiduulatus ühe laadimisega? 500. Ma arvan 500. 700 pane midagi. Ma 650. Pane 650. Paneme 499. Tegevusülesanne siia autosse on peidetud Red Bull. Kus on Red Bull? Otsi. Mul lapse lukka peale. Välja ei saa. Aeg saab läbi Aeg saab läbi, jah. Olemas. Käes! Esimesed, kes leidsid Red Bulli. Me leidsime mitu. Mis seis on? Ma ei tea, jäime ellu. Käisid peal praegu või? Ma sõitsin, jah. Aga miks nii kaua auto siin oli? No juttu oli vaja, vaata. Auto sõidab väga hästi ja lihtsalt oskustest teeb puudu nagu ikka. Aga ma olin esimene sõitja ka, nii et selles. No, muidu oli põnev või? Ja ikka alati on põnev nagu. Lööb adreka üles ja elu tuleb sisse.
Lase alla. Pool paaki, lõpsile poole paagi. Mis seal ikka, tavaline mulje. Aga sõidad aega, täpselt aega või kiiret aega või kuidas sul on? Ma ei tea, loger ei töötanud, ma isegi ei tea, mida ma sõitsin. No juba tükk nurk on puudu. Sa oled peal käinud või? Ei. Sa oled peal käinud või? Jah. Sa mis muljed on täna? Ei, okei. Üle tüki aja väga okei, jah. Auto endiselt liigub nagu 3 aastat tagasi või? No ei mäleta täpselt, aga ei, täitsa ergas on, jah. Päris hea. Lots. Ahah. Jube. Algul ise vedama, pärast ise pidama. Nii et ikka hoidsid peal kõvasti või? Kõvasti. See pidurit vajuta on nagu see rahulikult, et ei vajuta blokke. Ma ei tea. Muidu temp oli okei, kõik normaalne. Jaa, kui kõik töötab, sõidab. Noh, tipp-topp. Väga hea on. Mill sõidab? Väga hästi. Kuidas Rada rada on on? hea. Eriti libe ei ole. Pidamist oli. Väga ei ujunud. Pidid tagasi hoidma või said minna? No pidi ikka natuke tagasi hoidma. Oleks saanud kiiremini. Okei, ma saan sellele vastuse, et mis juhtub siis, kui sa sõidad liiga kiiresti, eks ole. Aga boksi peatused, üks on selge. Nad tulevad siia, nad vahetavad sõitjat, välja arvatud siis Karel Piiroja, kes siis kellegiga vahetada, nühib üksi. Aga milleks veel peatused? Tankimiseks. Tankida saab õigel tankimisalal. Suurepärane võimalus neile kõigile, kes sõidavad bensiinimootoriga autodega, millega enamasti ka ringrajal käiakse, siis siin on Alexela tankla olemas. Kui sul on sinna mingit teistsugust kütust, siis sa pead minema tankimisalale ja valad küll enda kanistrit. Sa pead kõigepealt panema korraks. Meil on püstoli panijale üks väikene lisaülesanne. Esimese tunde järgi pead tankima võimalikult täpselt 10 liitrit. Nii, 7.36, pane edasi. 10 liitrit eurot. 10 liitrit. 11.62. Nii, hakkas jooksma. Siis korraks teed sellel hetkel pausi, kui sa arvad. Uhkelt lõhki juba. Põnev olukord on siin ühel sõidukil. Mehed on välja võtnud ja armatuuri ja kõik asjad. Ja nüüd ei ole enam seda hooba, kus saaks kütusepaagi luugi lahti teha. Jooksab? Jaa. Siia vaadata ei või. Okei, aga rehvid, see on mulle 8 tundi. Selles mõttes siin testitakse suht kiiresti ikka mingid asju. Jaa, testitakse, aga seni näiteks minu enda 3 korra kogemus on see, et need samad rehvid, aga noh, muidugi siin on selliseid võistkondi, kellel on, ma ei tea, mis imetabane ettevalmistus. Siin vahetatakse piduriklotse, siin vahetatakse rehvi, kui arvatakse ikkagi, et tahaks, et see gripp päris lõpuni säilib ja ega siin võib ka olla, et siin on mindud siis rajale sellise, ütleme, tänavalegaalse slikiga, muutub ilm, siis tuleb midagi muud alla panna, sest muidu sa hakkad siin päris uisutama. Seda ei... Nagu ta on? Kohe saame teada, libe on, ma arvan. Sa pole peal varem käinud või? Täna teist korda lähen, aga libedaga veel ei ole. Kõva. Libe on. Libe või? Väga libe. Nagu uisutamine kõva või mis? Sinna lähedale suht, jah. Kõik okei, jah? Ma ei tea, jah. Vaata neid rehve. Aga saab sõita küll. Saab veel sõita küll. Väga head on. Vahetasite vahepeal või? Ei vahetas. Mis sul toimub? Pissi häda on ja tankida on vaja.
Üks lõbus tegevus challenge, mis ootab ees, on autovaruosade äraarvamismäng. See on õõtsoop. Õõtsoop. Teine keeles on ta ritšaag. Ma ei oska sulle. Aga mis see? See on plokikaane tihend. Plokikaane tihend. Tihend peaks olema. Mis see on? See on pidurisupport. Proovi eesti keeles. Pidurisadul. 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 Mis sa arvad, kui palju maksab selle auto aastane kindlustus Baltsias? Liikluskindlustuse 350 €. Kuna tegu on elektriautoga, aastane kindlustus, liikluskindlustus 4 sotti. 250. 120. See on siiamaani üks parimaid pakkumisi. 151. Ja tagasi Viiasse. What has happened? Kompressioon on kadunud, aga auku plokis ei ole. Hetkel diagnoosime veel. No, ilm hakkab juba ilusamaks minema, et kahju, et see võistlus läbi saab. Et tegelikult see vihm oli ka ikkagi teretulnud, et Hoidis rehvi ja teistsugune sõidustiil ka, et väga huvitav. Nii, kuidas päeva kokku võtab? Väga hea ilm on. Rehvid ei kulu, kütus ei kulu, auto kestab. Rajal on minul 11. kord, aga sellel autol on 10. kord. Ja kõik korrad on lõpetanud, nii et hea eeltöö on tehtud. Ja tänava probleemid? Kütusepaagi kork oli ainult lahti, et sealt tuli välja, aga üldiselt on kestnud ja muud ei ole. No kui ta passat elab? No kestab. Ja tuleb lõpuni ülst ära ju? No vara veel öelda, aga loodame jah. Hommikul olid siin mõned suhtsed seislusest tingitud asjad, aga tundub, et said seljatatud need, aga lihtsalt maru kuiva ilma seades on pill, et selle libedaga seda kuradi pikka vagunit on nagu keeruline keerama saada. No nii, võiduka lõpuni või? Võiduka lõpuni. Mis tänased probleemid on? Ilma kõige suurem probleem, ilma kõige suurem külm on. Valed riided. Aga autoga? Teine käik on olnud problemaatiline. Liiga raske, liiga aeglane, liiga kõrge. Need õppetunnid järgmiseks korraks. Jah. No kui ta oli viimane? Väsitav. Tõid ikkagi auväärselt pilli üle finišijoone. Andsin nii palju augu, kuidas veel tuli. Ei jätnud midagi sinna mootorisse enam. Tere Eestimaa! Oli va see sõit või? Rais. Ei saagi. Ei, rihmadega oli kunagi probleem, isegi rihmad on alles. Noh, taas auto. Õlivahetus ja läheb järgmine 8 tundi. Enne kui top 3 välja hõikame, autasustame ka võistluste tublimad. Kõigepealt Kiia mälumäng, millele vastasid kõige täpsemini tiimi number 69 Paugulio liikmed. Edasi Alexela täpsuslaskmine ja siin tegi parima tulemuse Triad Racing tiim auto number 305. 53. mannergute mõõduvõtu poodiumi 3. koha saavutas Jõujaam tagavedu. Teisele kohale tuli Liivimaa autospordi kooperatiiv ja esikoha väärilise esituse tegi tiim äsja Saksast. Ei tea, siuke tavapärane. Natukene on siin võidetud ka ja ütleme, et mõni tuhat ringi on siin autoringil aega veetud, isegi sellel mannergu rajal, et ütleme, et ikkagi tavapärane. Mis oleksid need 3 asja, mida sa ütleksid kellegile, kes ei ole mitte kunagi mannergutel käinud, aga vaatab ja mõtleb, et miks mitte, võiks ju ka tulla? Ma arvan seda, et siin saab kõvasti trenni teha. Et noh, saab ka rajapäevadel, aga rajapäevadel, kui tsiklitega koos näiteks, siis on ikkagi tunniajaste vahedega, et siin põhimõtteliselt saab lõputuseni sõita nii palju, kui isu on. Esimene raudmees, Karel Piiroja. Kuidas tunne on? Nagu raudmees. Läbi tulest, veest, kõigest.
8 tundi üksi sõita ühe boksipeatusega, 12 minutit väike vetsus jooksmine ja tankimine siis 40 liitrit diislit juurde. Esimene diiselauto nii-öelda, mis on siis selle ära teinud ja kõik, et noh, päris uhke emotsioonikas tunne, ütleme. Reklamehe iga päev teeme nii. Jah, keegi ütles, et pool on nagu sõidetud või umbes nii on ju, siis 706 kilomeetrit näitas minu see reiskanaga, 278 ringi siis. Aga üllatavalt kiiresti läks aeg. Ma nagu kartsin hullemalt. Okei, aga kui selle sõidu käigus, mille peale sa mõtled selle hetkel? Ma ei tea mingid, et tööl on neid asjad vaja teha, need. Kusjuures see on nii naljakas, et ma proovisin, nagu 8 tunni ajal sul on erinevaid skeeme, vaata, et proovida läbi, et mul oli mitu faasi seal, vaata. Kui ma hakkasin mõtlema mingit igapäevatoimetuste peale, siis mul lööks rütm ära ja ringiajad hakkasid kõikuma. Niimoodi tegelikult oli full focus, oli kõige parem. Lihtsalt sõidad, naudid seda rada ja nii oligi, et vihm päästis tegelikult olukorra. Rada läks libedamaks, siis oli autoga nagu tööd rohkem. Väike drift, andestiir, kõik asjad, pidurdusmaad, et siis nagu tuli fookus tagasi, et oli põnevam, et kuivaga täiesti 100%, ma arvan, on see raskem. Tegelikult ju minu võidusõidukarjäär on alguse saanud mõnevõrra siit samast Audrust, kus ma olin ju ringraja mehaanik nii-öelda S1 Racingu tiimis Raimo Kulli all. Ja sealt sai pisik külge ja siis tegelikult on sõidetud päris palju seda ringrada oma isiklike autodega ja mannergut läheb nüüd ka vist, ma ei tea, 16-17 kord. Ehk ma ei ole ringrajast üldse kauge, mulle meeldib see, aga drift tundus kunagi odavam, mis on tänaseks müüt ilmselt. Kui sa siiamaani oled selle saate ära vaadanud, siis järelikult see mannergute asi sind väga huvitab. Margus, sina esimest korda, küll mitte sõitmas, aga niimoodi kõrvalt nägemas mannergute mõõduvõttu, mis on sinu muljed? No vaatlejana ma ütlen, et tegelikult oli nagu päris äge asi, et oli nagu külje kõrval sõitmist. See ei ole võidusõit. See ei ole võidusõit. Aga okei, on nagu on ja tegelikult hästi viisakalt sõideti ja selles mõttes oli mul nagu hästi hea meel. Mingid üksikud spinnid asjad, mis tulenesid pigem libedast rajast. Minule kui päevajuhile jube vähe karistusi, mis on nagu hea ja halb korraga, aga Said magada vahepeal? Peaaegu. Aga 8 tunni vältel ikkagi väga lahe ja just näha seda inimeste emotsiooni, nende käitumist. Mannergud, ma ütlen, et kui sa ei ole sellest osa saanud, siis sa oled millestki jäänud ilma. See on kogukond. Ja kui usu küsige Karel Piiroja käest, kes üksi sõitis 8 tundi. Ühe WC-peatuse ja tankimispeatusega. Vastab tõele. Aga ma ei tea, natuke hakkas kripeldama. Sügeleb või? No kuule, kui sa vaatad seda, siis nagu tegelikult tahaks ise ka proovida. No siit üleskutse peame siis leidma endale mannergu. 17. mai. Ole sina kohal, vaatame, kas meie selleks ajaks endale leiame asina. Meie hakkame otsima igal juhul.